politsei, tere. Meil on kanalides ja sõidab üks valge Opel pikk-up. Just on täiesti purjus ja silme sõidavad äärekivisid. Kuhu poole ta läheb? Linna poole. Linna poole, jah? Nüüd on Rodjani majas, sõidab Kauamaja poole. Sõitis trolliga sisse. Vastu trolli sõitis. Vastu trolli sõitis või? Jah, sõitis juba minema. Trolli seisime. Väga hea, aga olgu ilusti saba. Juhtimiskeskus teatas, et Laagna teelt liigub kesklinna suunas Opel Rekord ja teeb väga imelikke manöövreid tee peal. Läksime autot siis otsima Kauamaja juurde. Juhtimiskeskus veel teatas, et tegi trolliga avarii ja põgenes sündmuskohalt. Nägime seda Opel Rekordit Kaarli puiestel. Kaarli kiriku juures panime sisse sinise ja punase vilkuri sireenid, kuid juht ei peatanud ja hakkas suure kiirusega Balti jaama poole liikuma. Alanud tagaajamine on huvitavaim, mis kunagi on Eesti reaalelus salvestatud. Sellist rallit ei ole ükski juht tiheda liiklusega kesklinnas varem ette võtta sööndanud. Kaarli puiestelt keeras valge universaalkirjaga Opel Rekord Toompuiesteele. Enne Balti jaama ei suutnud juht Opelil käiku sisse saada ja auto kiirus langes juba 10 kilomeetrini tunnis. Kui politsei põgeniku kõrvale sõitis, näitas ta korrakaitsjatele vaid keskmist sõrme. Ette politseinikud Opelile ei keeranud ja nagu hiljem selgus, oli see ilmselt õige otsus, sest juht ei löönud millegi ees risti ette. Balti jaama juures sai põgenik Opeli uuesti liikuma ja nüüd kihutas ta kuni 80 kilomeetrit tunnis edasi. Pärast Suurtüki tänava ristmikku kaldus ta vastassuuna vööndisse ja laupkokkupõrkest vastutulijaga jäi puudu väga vähe. Järsu rooli keeramise tagajärjel paiskus auto korraks äärekivisse, kuid põgeniku hoogu see ei vähendanud. Viru ringi ületas juht üsna ohtlikult ja suundus edasi Pärnu maanteele. Pärnu maantee Viru. Lähed Draamateatri poole. Kesklinna politsei maja juures õnnestus tal napilt vältida otsasõitu vales kohas teed ületanud jalakäijale. Vabaduse väljakult keeras Opel taas Kaarli puiesteele ja 2 politseiauto saatel suundus ta uuele ringile. Toompuiesteele keerates kaldus Opel taas vastassuuna vööndisse ja kokkupõrkest vastutuleva autoga jäi vähe puudu. Tallinna hotelli juurde jõudis põgenejale ette Põhjapolitsei patrull, kuid Opel põikas temast mööda. Mõne hetke pärast ühines tagaajajatega veel üks Põhja patrullauto, mis tõkestas Suurtüki tänava juures Opeli tee kitsastele Kopli tänavatele. Täpselt samas kohas, kus ka eelmisel ringil paiskus põgeniku autot taas äärekivisse. Sekund hiljem pidi ta rammima teed tõkestama tulnud kiirreageerijate väikebussi, mis viimasel hetkel tema teelt ära sõitis. Alles Põhja puiesteele keeramise ajal kaotas juht Opelile kontrolli, sõiduk tegi pirueti ja peatus. Autos oli 2 inimest. Rooli taga olnud nooruk tõmmati autost välja ja pandi asfaldile pikali. Kõrvalistme olnud naise käsi käis kergemini. Vahepeal oli näha, et selle